Võttes end ikkagi kokku ja hoides end kontrolli all, vaatamata nendele negatiivsetele olenditele, sellele satanismile, mis nüüd valitseb seda maailma, te ikkagi hakkate tegelema iseendaga. Töötate oma meeleoluga, töötate oma une, oma elu kallal, võtate oma elu enda kontrolli alla ja ütlete, et ei, ma ei kaota kunagi oma elu üle kontrolli. Ma õpin seda juhtima just praegu, ma alustan sellega just praegu, kõigest hoolimata on mul see õigus. See on minu õigus, mul on see õigus olemas, selle andis mulle kõrgem looja. Kellelgi pole õigust keelata mul oma elu ja reaalsust juhtida. Ja mul on õigus keelduda hävitamast, mul on õigus keelduda agressiivseks muutuda, mul on õigus seda teha. Kui te loote enda sees tahte impulsi, siis teie sees sünnib uus seisund. See tähendab, et te lähete torsioonväljaga resonantsi ning te valite torsioonväljast positiivselt laetud laengud, ühinedes vaakumiga, kus toimub torsioonväljade kiirgus. Vaakum interakteerub torsioonväljadega, need ühinevad ja nii te loote oma elus reaalsuse. Ja te saate seda teha, sest te olete Jumala lapsed. Aga see tähendab, et te olete osa nendest torsioonväljadest. Te olete see mehhanism, te olete see seisund. Te olete kõrgema meele mõttevorm, mis juhib torsioonvälja ja füüsilist vaakumit ning te saate luua oma uut reaalsust. Aga mida teha siis? Mõelda sellest, olla veendunud selles, et meie ehitame oma maailma ise. Kes sõda tahab, laske käia. Aga kes iganes soovib rahu, headust, armastust, õnne, edu, õitsengut, positiivsust kogu maailmale. Meil on õigus formeerida oma maailma ja just sellist reaalsust, mis loob kogu maailmale positiivsust. Mis loob uue reaalsuse, uue maailma, mu sõbrad. Kui raske ka poleks, kuid meie oleme loovad inimesed ja formeerime oma uut maailma. Öelge iseendale, ma suudan kõike. Kui ma ise genereerin torsioonvälja, siis on mul vaja seda siiski õppida. Kuidas seda õigesti teha ja just õigesti, sest negatiivselt laetud laengust on võimalik samuti jõu välja tekitada ja sel viisil tappa ennast ja teisi enda ümber. Luues õige torsioonvälja võite siseneda resonantsi positiivselt laetud torsioonosakeste kõrgsageduslike vibratsioonidega ja luua positiivselt laetud laeguga füüsilisest vaakumist ilusa elu. Me elame praegu oma maailmas, headuse maailmas, õnne, abi ja hoolitsuse maailmas. Mis te arvate, et me ei näe, kuidas inimesed kannatavad? Me aitame kõiki, aitame kõigega, millega saame. Mitte sõnadega, kuigi vajadusel aitame ka sõnadega. Rohkem aitame ikka tegudega. Me tegutseme, me ei räägi, vaid tegutseme. Me aitame nii seda kui teist inimest. See tähendab, et me aitame kõiki, kes abi vajavad. See ongi uue maailma loomine, ehk need ongi sammud uue maailma loomise suunas. Millised sammud? Üksteise abistamine, üksteise eest hoolitsemine. Kogu see õudus lõpeb, mu sõbrad. Ellu jäävad ainult head ja positiivsed inimesed. Ainult need, kes elust õigesti aru saavad, kes on jäänud ustavaks ja pühendunuks teadmistele, kosmoseseadustele, loojaseadustele ja kes elab nende seaduste järgi, mitte lihtsalt ei räägi, ainult rääkimisest ei piisa, tuleb tegutseda. On üks väga hea ütlus, mida ma varem väga tihti kasutasin. Kerge on näida, aga raske on olla. Ja nüüd on saabunud aeg olla. Kõik tuleb tagasi, kes milline ka poleks.